nüüd siis oleme Raidiga jõudnud Liimasse. Oleme nüüd Liimas 3 päeva. Saime nüüd selle Cusco jahedusest ja kõrguse haigusest üle. Ja nüüd oleme siis Liimas, vaatame niisugust päikeseloojangut, niisama kuidas rahvas liigub õhtul ja lihtsalt naudime niisama vaatamist, kuna siin ümbrus on väga ilus. Tulevad päevast alla ka kogu aeg, hüppavad siin kõrgelt ääre pealt alla ja saavad hoo ülesse. Suhteliselt ilus linn on Liima, aga samas on kohti ka, kus lokkab vaesust, ütleme seal Cusco pool oli väga palju niisugust asja. Aga siin tundub kõik olevat täiesti ilus, puhas. Hinnaklass on, ütleme Eestist, ma arvan, kõrgem tükk maad. Cusco oli ka suhteliselt kallis, ütleme seal Prada algas 20 eurost tavalises odava kohas, ütleme niimoodi, mitte et kuskil kallis kohas. Ja mis ma ikka oskan öelda, Brasiilias said 4 euroga said selle söögi, 4,50 ütleme. Et selline hindade vahe on lihtsalt 2 riigil. Brasiilia oli võib-olla, ma ei oska öelda, võib-olla oli natukene nagu rahulikum, aga siin käib nagu rohkem niisugust sibilimist ja kui Brasiilias. Ega meil Liimas ei olegi palju plaane teha. Ma vaatan, kas ma teen selle ära, mis meil siin selja taga. Näete, käib kogu aeg. Ma arvan, et võib-olla teen. Ma veel mõtlen natuke aega, nagu ma vaatan, kuidas nad seda siin teevad, siis tundub väga ohutu, tulevad ilusti ülevalt alla, praegusel hetkel ei tule muidugi. Praegu lihtsalt harjutavad. Pimedaks hakkab minema ka, siis nad rohkem ei tee seda. See on üks asi, mida ma tahaksin Liimas ära teha. Ja mis ma Liimas veel teha tahaksin? Tahaks minna ka alla ujuma, aga seal tundus, et liiga suured lained olevad, et need on nüüd 2 korda suuremad kui Brasiilias. Aga kas ma nad ka 2-1 ära teen, ma veel ei oska öelda. Homme hommiku mõtlen, vaatan, milline tunne on ja kui tunne on hea, siis kummagi ma ära teen ikkagi. Ega meil palju aega pole siin selles suhtes, et me oleme jälle paar päeva ja siis tuleb ju lendama hakata. Selle ajaga eriti palju ei jõua, nii et me ei hakanudki planeerima, kuna see reisipikkus on nii suur, et siin asjad nagu planeeritult ei jookse. Siin tuleb võtta päev korraga ja minna edasi. Loodan, et Eestis hakkab ka vaikselt juba soojaks minema. Ma arvan, minu tulekuks peaks juba olema äkki 10 kraadi sooja ja 15 hakkama tulema juba. Aga kui ei ole, siis ei ole. Ega Cuscos oli ka ainult ju 8 kraadi õhtul. Päeval oli 18-20, et oli sooja olla. Ja oli samamoodi vihmasajune ja niiske. Et me ei ole kogu aeg ainult päikse käes ja ei lase lusti ja ralli. Promenaad on jookseb siuke punane äär kogu aeg algusest lõpuni. Aga kummaline on see, et hästi palju tõuse ja langusi on. Hetkel ei jää näha, aga hästi palju tõusu langusi on muidu. Park on ilus ja ümberringi on ilus puhas kõik. Ainuke imelik asi on, et prügikaste eriti ei ole kuskil, aga kuskil maas ka prügi ei ole, et see on ka nagu naljakas. Aga ikka viib mu pilgu sinna õhulennu peale. Mõtleme veel. Ja ega mul ei olegi midagi pikemalt rohkem rääkida. Kõike ilusat ja kes jälgib, see jälgib, kes ei jälgi, see ei jälgi ja ilusat nädalat.